Nii, ATV rada. Teen ka videotsikliga, saame natukene kiiremini tehtud selle. Samamoodi alustame stardiga siit ja boksiala teeme siia kõrvale ja paneme siit esimestesse kurvidesse minema. Pärast saame vaadata, mitu kilomeetrit kokku tuleb ka. Nii, juba vanad tuttavad kurvid, sooned eelmisest aastast olemas. Ja esimene takistus teilegi ületamiseks. Oma ATV-ga proovisin. Siin isegi väga aeglaselt tuled seal väga kergelt üle. Teile siit kinnitamiseks autot ei ole. Läheme mööda rada. Eelmise aasta palju. Nüüd saab hüppega metsa. Samuti rada on värskelt üle lohistatud. Hein on maha tõmmatud. Et rajal ruumi on. Läbi augu. Siin ka sai laialt lahti võetud, et võite vabalt siin ka sõita, ei ole ühtegi kivi ega kändu. Pallide peal sõita veel kiirust arvatada. Sirge jälle, meil on kõik üle lohistatud. Võite vabalt sõita siin ääres ka, kui keegi on ees. Siin ei ole ühtegi kivi ega kändu, kõik on turvaline. Ja mõned kurvid veel. Aga siin ATV rada eelmisest aastast on väga vähe muutunud, et ühe lõigu tegin juurde. Et ülejäänud on kõik juba tuttav. Väike hüppe, ATV läheb otse, siis on palju kiirem ja huvitavam. Siin samamoodi, siin on veel vana vall ääres, ääre peal sõita. Aga arvan, ma jõuan siin veel natukene neid ääri juurde ka trimmerdada, et see oleks turvalisem. Ja rohkem jõuda. Tõmban kindlasti lindid ette veel enne võistluspäeva. Hüpped ja nohud ja vanad jäljed. Eelmine aasta oli natuke märg. See aasta nüüd eile küll sadas, aga on suhteliselt kuiv siin. Vaata veel siit veel väikse hüppe. Siin, kui on mõned suuremad kivid, mida kätte ei saa, olen spreiga ära märkinud. Et siis teate sõidu ajal arvata, kas lähete üle või lähete kõrvalt mööda. See on tegelikult madalalt, nendest läheb üle. Siis on juba vana tuttav rada. Ja kursid mäest üles ja siis suuga alla. Mõnus kruusane. Natukene mullane, siin on hea pidamine. Mõnuga lasta. Hinnas on veel vahel.
aasta sügisel sai siia mõned jäljed tehtud, aga praegu on nii kuiv. Nüüd uus lõik jälle ATV-del ka. Keerame siit kitsalt läbi ja esimene paarisraja koht. Nüüd on nii, siit on ainult üks kurv minna, aga tegin selle mõttega, et kui nüüd keegi on ees ja mööda ei saa ja või mõni maha jääja ja sa näed, et ta läheb sisekurvist, siis saab minna väljast, kui oled kiirem mees. Ja siin on, sul on otseminek, teine peab rajale tagasi tulema. Tekib siuke möödamineku koht. Siin on natukene kitsast ATV-le ka. Ei pea kogu aeg kihutama. Et siit sai kännud välja võetud. Teile ka väike lõik sisse. Saate siin oma hüpetesse tagasi kohe. Hops. Rada on natuke värske, lahistatud. Ja siin lubab veel paar päeva vihma, siis on kõik jälle kinni. Siia kindlasti lindid tulevad ette. Praegu ei saa vedada, muidu torm viib lindid minema. Mugulad. ATV-le siis laia kurvi, igaüks valib, kust ta minna tahab, seest ja välja. Kivutada ka korraks. Rada tegelikult on lai, natuke võib-olla veel trimmerdan, vajub maha. Ja nüüd teen teile ka siukse triki. Lähme läbi bussi. Oma automasinaga mul on proovitud. Siit mahub läbi, vahe on seal 1,80 m. Et mahtus koos järelkäruga isegi läbi. Teeme nii, et tuleme siit ümber rehvi, et keegi siit hooga bussi ei kipuks minema. Siis siin võtab hoo maha. Sätime ennast otseks ja lähme bussi. Siin, kui bussist välja tuleme, siis samuti ma teen jõnksu kõrvale, et ei paneks siit hüppega minema. Et oleks natuke turvalisem, et keerame siia. Teen lintidega väikse poogna ja siis tavapärasele rajale tagasi. Et oleks natukene üks kohatu takistus teil ka sees ikka. Siit vana tuttav rada. Vana vall, mille peal on siit. Ja kohe siit kruusautust välja. Põllu peal. Vana rada. 2 huvitavat asja. Tegin jälle ühe toru veel. Samamoodi siit isegi aeglaselt tulge. Läheb ATV ilusti üle. Ja siis paarisrada. Nüüd see paarisrada on tehtud pikalt. See on kohe tehtud siia lõpuni välja. Nüüd jällegi, kui on keegi ees või mahajääja või saad proovida, lähed teise raja pealt. Või kui teine läheb siit, lähed seest poolt, et ma lähen praegu seest poolt. Ja nüüd on kurvide jada on tehtud kohe pikalt, et oleks võrdne, et ei ole paar kurvi.
siit üks lõikab seestpoolt, teine väljapoolt, pärast jälle vastupidi. Hüpped on tehtud veel niimoodi. Teine saab sealpool hüpata, meie saame siinpool hüpata. Üks ja teine ja siin on teravalt kohe sisse. Teine rada peab mahtuma sinna ära. Siin saab palli ääre peal sõita. Teised on siis kurvis. Siit veel, op. Lindid panen ka vahele, et saaks rada eraldatud. Teeme väljapoolt. Ma arvan, et ma siin sirge peal lasen need rajad jälle kokku tagasi, et siis saate ühe raja peale. Nii, siis veel mõned kõrvid. Tegin kitsaks kokku, et saaks hoogu maha. Siia tuleb ajavõtu kaar. Keegi seda kaart pikali ei sõidaks, siis teen siukse šikaani siit. Ja nüüd jõuame tagasi uuele ringile. Start oli siit. Uuele ringile läheme siit. Kokku tuli 4,9 kilomeetrit. Et parasjagu pikem kui eelmine aasta. Nii et pange ennast kirja ja tulge sõitma. Tehtav on see kõigile, suurtele, väikestele, noortele, vanadele. Kohtumiseni võistluspäeval.